Ahoi kotkad, mis toimub siis? No küll on, Timmu, küll on Koonu teinud ikka jamaga kokku. Noh, loom paneb ühesõnaga kanakaelu makaronidega siin. Aga noh, mitte sellest ei tahtnud me rääkida täna, vaid sellest, et lumi tuli maha jälle, on ju. Ja ehitustööd jäid seisma, need õue ehitustööd fibaplokkidega. See on seal, nagu ta on. Ja ega, ütleme nii, et ega tegelikult ei olnud ka aega selle fibo asjaga siin jätkata. Et sai siin kontrollitud üks päev, mul on see noorsootöötaja see kutsetunnistus ju ka, et ma laagreid ja asju korraldada saaks, aga see kehtib ainult siis, kui on olemas ka nii-öelda see esmaabi koolituse paber. Ja ma avastasin nüüd üks päev, et mul see kohe hakkab ära lõppema. Ehk siis ma pidin selle esmaabi paberi uuendama ja ma nüüd 2 päeva olen käinud Võrus selles esmaabi koolituses. Täna sai see läbi, nüüd on jälle 3 aastaks paber olemas, jube väsitav. Pole ammu harjunud koolis käima enam. Et ma ei ela Tallinnas enam. Siin lähedal ei toimu neid piisavalt tihti ja siis ma võtsin Võru koolituse, mis oli klassikoolitus. Ja nüüd on see tehtud. Et üks asi see siis on ju, miks ehitada ei saanud, et kui lumi on maas, oleks saanud mingid muud ehitusasja teha. Teine asi, kõik jamad juhtuvad ikka korraga ju. Eelmine see video sai ju räägitud, et see buss ei käivitunud ja seda ei saa müüdud ja siis tekkis ostja järsku vahepeal. Ja ostja langes ära. Panin bussi aku täis käima ja siis ma ju autoremondist nii palju ei tea, sumpsi ma olen ju keevitanud, piduriklotse vahetanud, kenekaid vahetanud, mingi teatud asju elu jooksul ikka teed, kui sa oled juba üle 40 ise ka. Aga just see sükene, ühesõnaga, siis ei läinud ta raisk üle 2900 pöörde enam. Panin ta käima ja 2900 pööret ma mõtlesin, okei, mingi jama. Läksin tänavale sõitma, jõud ka kadunud. Ja mis sa siis teed? Tänapäeval lähed ikka ei lähe kuskil foorumisse enam, vaid lähed AI kätte juurde ja küsid AI käest, et milles siis jama. AI ütles, et limp moodi läinud on ju, ehk siis mingisugune avariirežiim. Nii. Ja siis ma siin üritasin tuvastada seda probleemi, mis sellega nüüd on ju. Õnneks kohalik ruusamees käis eile läbi, tegi diagnostika ära ja nüüd on natukene rohkem infot jäänud nagu sõelale, et see tuleb kiiresti ära lahendada. Siin ongi, nüüd on nii palju asju korraga lihtsalt ehitada vaja, igasugused muud jamad. Ah jaa, telefon ka uus on ju see võetud, sest et ka see läks läbi vahepeal. Nagu õudne aeg lihtsalt. Mul oli see Nokia 42, mingi üübervana, sellel läks lihtsalt tagant kuskilt mingi pragu tuli ja ühesõnaga, kõik mingid jamad ja enam ei töötanud, aku pidi juba mitu korda päevas laadima ja siis sai see ostetud see Ulefon või mis ta on, Ulefon Armor 22, nii. Ja siis oligi, et sai juba selle uue telefoniga AI käest siis guugeldatud välja need veakoodid. Ehk siis sai välja peilitud 2 seda koodi, mis on seotud konkreetselt selle limp moodi minemisega. Ja need olid siis, lähme see pimedasse, et midagi näeb. DF 025 turborõhu juhtimine, DF 228 mappanduri signaal. Ja siis muidugi AI, minu hea sõber, andis kohe konkreetse joonise mulle kohe, kus need mingid andurid asuvad, mille klemme kõigepealt kontrollida, milliseid voolikuid kontrollida. Siis seda, ühesõnaga konkreetse juhise kohe ette, mida nüüd teha. Et ma mingid asjad saan ise kodus ära vaadata, mis ma nüüd oskan, et kas saan jagu sellest probleemist ise või ei saa, kui on mingi lahtine voolik kuskil või mingi muu sükene asi, siis siis on lihtne. Aga jah, selleks mul praegu aega ei ole. Ja siis, aga nüüd on vaja video teile kokku panna ja
ja siis ma mõtlesin, et kuna sai tehtud ju see ussifarm ja eelmise video alla, et ma ei hakka seda autoremondi videot ju tegema. Viisid ussidele süüa. Noh, et ussifarm sai tehtud ja selle video alla tuli kommentaar, et oli teinud see Risto Ränk Farming kunagi 3 aastat tagasi oma kanadele siis selle Vagla farmi ja ma mõtlesin, et okei, et teen ka kunagi siis. Aga siis ma mõtlesin, et ei, ma teen selle kohe. Sellepärast, et see tükka koht, nagu me elame siin, on ju, meil ju kalastustarvete poodi ja mitte ühtegi lähedal ei ole. Ikka sa sööd veel või? Et meil ju mingi kõige lähemad poed on Tartu või Võru. Ehk siis, miks mitte teha siis ka? Ja juba siin esimesed laagrid ju me tõenäoliselt juba mingisugust seda Vakla võiks ju saada ka, praegu on küll külm, aga nüüd järgmiseks selleks kalastuslaagriks, mis tuleb, juba läheb soojaks ja kärbes hakkab liikuma ja mäletate veel seda veesüsteemi, mis mul oli tehtud pööningule kast voolikuga, kes mäletavad, kuidas meil siin majas alguses vesi sees oli. Et see kast on mul siin lihtsalt, siukene auk on siin juba põhjas olemas, on ju. Ja mis ma ta ikka teen? Teen ka Vaglafarmi. Et see on, siis on ju hea võtta, kas lihtsalt konksu otsa või sööda sisse segamiseks ja aga jah, seda haisvat asja ei taha ju omale hoovi peale. Et selle viime kuskile sinna metsa alla. Metsa alla viies tekkis kohe mõte, et okei, seal hakkavad need rebasid ja värgid, eks ole. Seda kohe, seda raibet tahavad sealt kastist kätte saada, ehk siis ta tuleks panna kuskile kõrgemale, puu otsa ja mitte nii, et maha tilgub, sest meil kanad ei hakka neid seal sööma, vaid mingi ämbri alla panema, aga ämbri niimoodi panema võib-olla jälle, et nagu keegi kätte ei saa, linnud ei saa kätte, ämbrist vaklasi ja kast puu otsa sellepärast, et rebased ja muud elukad ei saa kätte. Ehk siis leiutavad midagi välja. Nüüd võtame tikksae. Meil on ainult ühte auku vaja. Seesama nurgaauk saab suuremaks. Ja saime selle suuremaks. Ja mingit raami ka ei tee. Paneme selle kuskile puu otsa okste peale, niimoodi nagu seal Risto Ränk Farmingu kanalis oli. Nurga alla on ju, aga seda vaatame juba, kui metsas oleme. Me valmistame selle kasti ette, siis me läheme käiuga, paneme ta sinna metsa. Kohe sööta midagi sisse ei panna, praegu on külm. Et siis paneme sinna mingit lihaollust, mingit särgesi, ma ei tea mida, mingid jäätmeid sisse, kui soojaks läheb. Aga teeks nagu ettevalmistused juba täna ära, sest tänase päevaga on niikuinii midagi muud. Ei oska peale hakata. Aju on juba pehme. Sellest esmaabi-koolitusest ja muud ehitustööd. Lumega õues ei hakka ette võtma, pööningul ei hakka ronima. Teeme niisuguse lihtsa asja, kus midagi mõtlema ei pea. Teeb lihtsalt sellest samast nurgast, kuna see väike auk on kandilisema augus ja juurde ja leiutame midagi siia külge, kus sisse siis need vaglad hakkavad nii-öelda kukkuma. Ja siis viime ta metsa ja kui me seal metsas oleme, võtame välja ka need mälukaardid kaameratest, pole nüüd jälle tükk aega vaadanud ja panen video lõppu ka, mis elukad meil sinna jäänud on. Aga hea küll, pikalt sai nüüd jutustatud. Loodame, et keegi ei maga selle ekraani taga juba. Ja hea küll, tegutseme, teeme vähemalt midagigi ära täna, kuigi jaksu ei ole üldse. Jumala väss on olla, aga on nagu on. Midagi peab ikka tegema, me ei saa siin niimoodi. Kogu aeg peab midagi tegema. Nii. No ma ei tea. Võib-olla väsinud peaga loll mõte, aga sai tehtud niuke värk. Sellega on hea transportida. See mul siin vedeles. Auk sees on ja võib-olla siit ei roni välja ka, kui ta nurga all niimoodi üles on. Kas nad üldse mööda seina ronivad need vaglad? Võib-olla on võimelised, aga siit seest siis ei tule. Ja niuke värk. Lihtsalt, et kus külge siis see, niimoodi panna, ma ei saa väga laia asja ka teha, muidu kui teistpidi keerata hakkab vihmavesi siia ämbrisse sisse sadama, siis ma mõtlesin niimoodi, nii, hops, paned rippu, võta see oma kätte korraks. Kõlgub siin all on ja vaglad kukuvad sisse. Tuleb väl vaklasi võtma või sina tõmbad alt ära,
vaglad käes ja tagasi jälle kõlkuma, eks ole. Vaglad kukuvad jälle kasti sisse. No mõte oli siuke, ma ei tea, niuke kiire variant. Ühesõnaga, nüüd on vaja talle leida koht seal metsas, kus see rebane siis ligi ei ulata. Ja no ma loodan, et siia sisse alla keegi teine ka siit kasti ja selle vahelt ei hakka ronima nende vaklade järgi. Aga eks ole näha. Kui hakkavad ronima, siis teeb natuke teistmoodi lahenduse. Aga no, algul on ta nii. Ja nüüd läheme otsime hea koha välja või? Kus kõige rohkem kärbseid on või? Otsime, kus kärbsepesad on või? Jah. No kärbseid veel ei ole muidugi, aga ütlen, et see on kohe on see aeg käes. Ja siis saab nii-öelda loodetavasti omast käest juba seda sööta, et ei pea mõtlema ja planeerima kogu aeg, et kas Võrru või Tartu või nii, sest vahepeal ikka tõesti on nii, et ei lähe nädal aega kuskile suuremasse linna ja siin tegelikult Räpinas ja seal Põlvas on Coop ehituskeskuses ka natukene kalastustarbeid, aga seal nad nagu ütlesid, et nad ei taha vaklasi väga müüa, sellepärast et vaglad ei säili kaua, need lähevad nagu lendu mingi aeg. Et usse neil seal on ja mingisuguseid hästi miinimum kalastustarbeid ka. Aga päris kalapoed on ikkagi Võrus ja Tartus ja siis on nagu probleem. Ja see kast lähebki nüüd niimoodi, et kohe vaatame, võtame paar tarvikut veel kaasa ja mõtleme välja, kuidas me selle asja seal lahendame. Nii, leidsime vist sobiva koha, et jääb siia puu oksa peale niimoodi nurga all ja auk jääb siis siia. Ja siia lükkab kanku, paneb siit oksast läbi paari kruviga selle siia kinni ja unustasime muidugi ennem ära näidata videos, et siuke asi ka läheb peale ja siin on nagu piirajaks paar kruvi, jah, et ta ei vaju siis nii-öelda ära. Et noh, katus selleks, et vihmavesi siis liiga sisse ei saja. Nii kui ma sain aru, peab siuke asi peal olema. Ja ega midagi. Sätime ka natukene. Kuskil nii. Nii. Ops. Ja kuskilt veel. Noh, piisavalt tummiselt kinni, ega meil siia mingi mega suurt raskust ei tule. Mingid kalarapped ja viidikad, ma ei tea, noh, mingid kalavärki. Nii, ja nüüd paneme selle kanku siis siia alla. Noh, kanku ava sai natukene veel suuremaks lõigatud, et ta ikka kindlasti sisse pudeneks see vagel siia. Aga, ops. Ma usun, et tuleb küll. Jah, eks seda saab veel, kui midagi valesti on, regullida. Aga ta peaks ilusti kukkuma. Miks ma ei saanud teha väga laia anumat on see, et siis hakkab siit külje pealt vihm vakladele jälle sisse sadama. Aga praegu hetkel ta tundub, et vagel tuleb sealt ilusti, kukub sisse, et kanku need avad on igatepidi laiemad. Ja vesi, kui nüüd mingi meeletu suure tormiga ei tule, ei kuku sisse. Ja siis noh, kruvid olid muidugi nüüd ülearused, kui hakata nii mõtlema. Et nüüd voolab niikuinii. Tähendab, nüüd on eterniit niikuinii vasta puud. Aga noh, kas vesi üle ka voolab? Tundub, et voolab, et sisse kasti ei tohiks midagi minna. Et noh, jääb siukene nipa-napa üle. Noh, nagu ma väsinud olen, täna ei mõelnud selle peale jah, et kast tuleb ja teist pidi. Et jah, kui oleks teistpidi oksa leidnud, allapoole kaldu, siis oleks. Aga noh, nii on lihtsam. Nii on lihtsam, et las need eterniidi sees nüüd need kruvid olla ja voolab siit üle serva küll, ta on piisavalt üle. Ja kui siin nüüd on see raibe sees siin all, siia tulevad kärbsed munevad, ronivad siit august ja ülalt pragude vahelt sisse. Ja siis peaks see teooria nagu töötama nii. Munevad, tekivad vaglad, hakkavad läga seest välja roomama siia auku ja siis kukuvad siia kankusse ja siis tuleb keiu ja võtab selle kanku siit niimoodi naksti, toob meile vaglad koju emmele näitamiseks. Emme oksendab ja siis toome kanku tagasi, klõps.
ja hea küll. Et no ei tohiks vesi sisse minna ikka, just vaatan, aga igaks juhuks tegin siia alla ka veel ühe augu, et pisikese, et kui juhul, kui isegi sellest plägast, mis need ussid tekitavad siia või vaglad või see, mis iganes siia sisse paneme, liiga palju vedelikku on, siis siit vaikselt peaks välja tilkuma. Aga üldiselt ta peaks piisavalt üle serva olema, et ei tilgu sisse. Ja no, ei viitsinud siin hakata metsas rohkem ringi ka töllema, otsima mingit väga perfektset asja, et see on nüüd täpselt nii, et hoov ja haisu ei tule piisavalt kaugel ja piisavalt metsa sees, et noh, rebane ei tohiks ulatada, mingi muu loom ei tohiks ulatada, kes tahab seda raibet sealt võtta. Tulevad mingid linnud võib-olla, noh, sinna nokkima natukene, no las nad siis nokivad. Et noh, igal juhul ühesõnaga vaatame, kas toimib või ei toimi. Ma ei oska midagi muud nagu praegu mõelda. Et meie siitpoolt lõpetame ja eks siis ole mingi paari nädala pärast näha, kas siin tuleb mingi vagel sisse või ei tule. Aga noh, vaatame kaamerad ka üle, need rajakaamerad ja paneme see lõppu, kui on midagi huvitavat ja tee keriga magama kratid ja davai, näeme järgmises.